Tere! Algab selle õppeaasta kõige viimane SG reporter. Minu kõrval on Anu, sest 1. mail tulid meie kooli kokku mõningad vilistlased, kes käisid ja mis põhjusel, kohe näete. Anu, Sindi gümnaasium ja 3 sõna. Millised on need 3 sõna? Ma arvan, et need 3 sõna, mis iseloomustaksid Sindi keskkooli ajal, kui mina siin käisin, esiteks minu kallis klassijuhataja Lembit Roosimäe, teiseks vabadus asju teha. Siin sai teha asju ja siin me tegime ja õpetajad lubasid. Ja 3. ma arvan, et oli suurepärane pagas, mis see keskkool mulle andis, tänu millele ma saan teha praegu seda tööd, mida ma teen. Milline saatejuht sina, Anu, oled? Ma olen väga õnnelik saatejuht selles mõttes, et mul on olnud võimalus teha seda, mida ma tõesti olen soovinud teha. See on suur õnn Eesti Televisioonis töötades, et sul on sinu tööd tehes vabadus. Sa saad teha seda, mis sind huvitab ja keegi nagu ei survesta, mitte mingit pidi. Ma ei saa nii öelda, et kõikides telekanalites see nii oleks, olude sunnil. Aga Eesti Televisioonis see nii on ja ma olen kohutavalt õnnelik selle üle. Ja et ma üldse saan nagu saateid teha, sest et nagu me teame, tegijaid on palju. Kooli 179. sünnipäevaks valmistasid paljud tublid õpilased tordid ja koogid. Neist valiti välja parimad ning nad käisid Erlandia pagari- ja kondiitritöökoda uudistamas. Ühele tordile pandi ka ise käed külge ning hiljem sai ka oma tehtud maitsta. Hey, I had a bad day and I wondered how it tastes, so I ate and then I served myself a second plate. Hey, I had a bad week and I wonder if it's sweet, so I'll eat, 'cause I deserve to give myself a treat. Sadness tastes like French fries and anger tastes like wine. They're only grapes, but give them time. Hey, I had a bad night, so I wrapped it up in pie and let it bake. So all my feelings taste like tender flake. Oh joy, my mom just called and she's appalled because my dad don't want a spoon. I'll take that spoon and put some ice cream on my afternoon. But guilty tastes like noodles and lonely tastes like bread. But toast can make a loyal friend. Yup. Everything is wonderful
I've circled the block. The cookies and cream are starting to talk to me. I'm just crazy, but crazy tastes so good. 30. ja 31. mail tänati tublimaid õpilasi. Kutsutute seas oli nii eeskujulikke õppijaid, aktiivseid sportlasi kui ka teisi kooli esindajaid. Joo, 1. juuni on nagu tavaliselt lastekaitsepäev ja sel aastal mängiti sel päeval vanu mänge. Seda, mis toimus, näete nüüd. Oh my god, nii palju vett, nagu oli 26. mail, pole ammu nähtud. 9. oli viimane koolipäev. See oli nii äge. Nende ja 12. lõpetamine on 22. juunil kell 17.00 ja arvake ära kus? No muidugi kooliaulas. You know that he's acting, can say the same about you. You want him to listen, fail to get his thoughts of the cause. Can lose the boat on your cardboard and flies back to us. And you know that for you to be no tomorrow, praying for a better day, trying to spend the day away. 26, but you look so much older. So what will you be like tomorrow? Praying for a better day, trying to spend the day away. 19. mai oli supercool. Aulas sai räigelt funni. Seal tantsiti, lauldi, räpiti ja näideldi. Ja nüüd näete parimaid hetki. Minu päevas on vaid üks päikene, tema naeratus helge ja soe. Tema silmadest alati leian ma tõe. Pole tähtis, mis tulevik meile too, sinu lähedal tunne ei loe. Sinu silmadest alati leian ma tõe. Laulab nüüd väljadel sügise hääl. Päikest veel hoidma sa jääd, su silmade sees peidab end. Kaunis ja hääbub legend, silmade sees peidab end, kaunis ja hääbub legend. Minu öögi täitub valgusest igal õhtul, kui hinge mul poed. Sinu embuses langevaid tähti ma loen, meie soove nad täidavad taevale. Jou, astusin ka korra läbi. Niisiis, 19. mail oli peale kevadpeo veel kergejõustikuvõistlused ja mul on siin ka kohtade nimekirja, neid on nii palju, nii et ma loetlen teile kõik need ette. Nii, tüdrukute C-klass, ketterakka ja kõrgushüppe 2. koht, B-klass, kettlingel, kuulitõuge 1. koht ja odavise ka 1. koht. A-klass Kristiina Anufrijeva,
kõrgushüpe 2.–3. koht. Grete Hartvih, kuulitõuge 3. koht ja odavise ka 3. koht. Margit Viies, 100 meetri jooks 2. koht, kaugushüpe 2. koht, kuulitõuge 1. koht ja odavise 1. koht. No küll ta ikka jõuab. Neti Raud, 800 meetri jooks 3. koht. Juuniori klass Georgina Ristoja, kaugushüpe 3. koht, 100 meetri jooks 2. koht, kõrgushüpe 1. koht. Ikka tubli, no tubli. Merete Juurikas, odavise 2. koht, kuulitõuge 2. koht. Poisid, poiste C-klass Rocco Vergadoro, 100 meetri jooks 2. koht, kaugushüpe 1. koht. Mattias Puht, kõrgushüpe 2. koht. A-klass Keiraas, odavise 3. koht. See oli küll pikk nimekiri. Aga nüüd pean mina lippama ja Kätu võtab üle. Tšau! Tšau, sorry, et ma veits leitasin. Pidin mingi vihmaga maadlema lihtsalt. Põhimõtteliselt oleme juba nagu räigelt kaua oodanud suve. Aga nagu, kui ma praegu lihtsalt välja vaatan, siis on mingi reaalselt nagu kõik aastaajad on vaheldumisi. Algu paistab päike on ja kõik mõnus chill on ja siis tõuseb mingi lambist tuul ja siis hakkab mingit lund sadama lihtsalt. No ma arvan, et see summer tuleb ikka palju mõnusam. Räigelt sunni ja chilli värkis-särki. Aga olge mõnusad ja nautigem suve täiega. Tšau siis! No, me siin mõtlesime, et millist toitu te seekord näha tahaksite. Ja kuna suvi on tulekul, siis mõtlesime, et me näitame teile, kuidas ise šašlõki marinaadi teha. Te ei kujuta ette, kui hea see oli. Ja grillida saab kogu aeg, olenemata ilmast. Kindlasti followge meie Sindi Gümnaasiumi YouTube'i lehte, kus saate kõiki meie saateid tšekkida. See oli selle õppeaasta viimane saade. Stuudioring soovib kõigile seiklusrohket ja värvikat suve. Kohtume sügisel! Ja saatevigad! Ja 12-ndikud siltsi... Sulgpall. Oota, okei, nüüd vaid. Jalgpall. Kohtumiseni. Osales 90, mis asja? 9-ndatele kuni 18-ndatele. Alejandro. Ma ei oska seda teha. Martti Šorin, sa ei ole. Sa ei ole tüdrukute arvestuses 3. koha.
Jou. asuti ühiselt mängima. Jess! Lihavõtted on üks tore kehadine. Ja õpp. Ja siis on psjuu. On tänavu meie koolipel 22. tal. Kuidas sa tervislikku ning maitsevat suhkruvaba banaanikooki. Vägagi hiline. Aia lund alla sadamas taevast. Varvara kurilingu. Ja kes käisid väärite uuesti. Kumb vanem, kas joo või hei. Tere, astusin ka korra läbi siis. Ja see tuleb nii kahtlane, kui ma räägin. Joo, astusin ka korra läbi. Ma ei oska teha, see on nii kahtlane. Aga mina pean nüüd hüppama, minema. Näita nüüd hästi enesekindlalt ennast. See küll enesekindel ei ole. Õppeaasta viimane. Ma ei saa nii ju. Oli Eski reporteri. Sassi läks. Söögi! Jõulusem toole. Ah.